Meie mahuka kliimateose Planeet ei põle esimene tiraaž läks kärmelt. Nüüd on valmis uus trükk. Leiad selle meie veebilehelt vabadus.ee või raamatupoodidest. Mul on suur au muidugi, et Harjuga teie olete üks inimene, kes siin raamatus nii-öelda sõna saab energeetika ja muu teemal. Aga ma küsiks selle raamatu kohta nõnda palju, et kuivõrd see raamat murrab mingisuguseid müüte, mis meil nagu käibel on tänasel hetkel, et on sellist tunnet ka? Selle raamatu väärtus on see, et seal on erinevate valdkondade ja erineva sellise teadusliku tasemega inimesed on oma arvamusi avaldanud. Ja ma ei oska nüüd hinnata, kui palju ta neid müüte murrab, aga ta kindlasti murraks, aga vaata need, kelle müüte on vaja murda, need ei tee kaant lahti, see on see natuke häda, eks ole, et igaühel on mingisugune oma niisugune kapsel nagu ümber. Aga kindlasti selliseid raamatuid, mis seletavad väga lihtsalt ära, on äärmiselt vajalikud. Et sellest mõttes mul oli tõesti au, et sinna raamatusse sattusin sinna raamatusse oma artikliga ja au, et ma sain tagakaanele kirjutada ka paar lauset. Ja kui me hakkame nüüd nagu teaduslikult võrdlema, et mis siis nüüd nii kõik nagu juhtub, et isegi ärme vaidleme, kui palju see inimesed CO2 tekitab ja nii edasi, et meie ei juhi ju loodust, jumala eest, tõesti ei juhi. Me tahtsime isegi pisike asi Siberi jõgesid teistpidi pöörama panna, ei õnnestunud, eks ole, aga nüüd me ütleme niimoodi, et meie hakkame nüüd seda loodust korraldama. Ma arvan, ookeanide ja hoovused ja need on märksa suurema mõjuga kui nüüd see meie niisuke tegevus ja eks meie siin laiuskraadil ole jääaeg olnud ja tulnud ja läinud ja kõik nii edasi, et ma ei tea, ma ei ole väga selline kartlik või entusiast. Kuivõrd kliimateemal, ta on mahukas, eks ole, kliimateemaline kogumik, erinevad teadlased tõepoolest ja arvamusliidrid sõna võtavad nii kliima kui energeetika teemal ja nii edasi. Kuivõrd saab pidada seda raamatut teaduspõhiseks? Ütleme niimoodi, et nagu ma ütlesin, raamatus on erinevad autorid. Mina ei loe ennast mingi väga teadlaseks, eks ole, aga seal on ikkagi need inimesed, kes keda saab nimetada ja on tõsi teadlased. Et selles mõttes ma ütlen niimoodi, et selles raamatus on nii teadust kui ka populaarteaduslikke sellist lähenemist, et just see teebki selle raamatu ütleme väärtuslikuks, et ta ei ole selline populaarteaduslik, mida ütleme võib-olla natukene ütleme ülikoolis käinud inimene võib-olla vaatab, et asi selge, mis ma rohkem loen. Aga siis keera siia ettepoole, siis sa saad nagu lugeda seda, mis on natukene, kuidas öelda, ei ole ka teistpidi, ta ei ole ka väga sellises avalikus meedias iga päev sulle kätte saadav. Et see teebki selle raamatu väärtust tõstab, et erineva kaaluga, erineva niisuguse sisukäsitlusega tuuakse see lihtsate näidetega sulle kätte. Kes peaks selle raamatu kätte võtma ja lugema sinna? Eelkõige peaks muidugi otsustajad võtma selle raamatu kätte, et ma saan aru, et sellist pingutust on tehtud ka, et otsustajad seal mäe otsast seda võtaksid. Aga eks nad võtavad selle raamatu kätte siis, kui oma koduõues on häda näha ja see häda paistab välja alllinna inimestele võib-olla siin paar aastat enne ja ülevalt võib-olla paar aastat hiljem, aga see igal juhul, see häda tähendabki ju seda, et selliste energiasisenditega me oma majandust lihtsalt ma ei räägi arendust, ma ütlen, et ei püsi lihtsalt see majandus. Me teeme seda kõike, mis puudutab seda niinimetatud rohepööret ja kõike seda, me teeme siin hirmust keskkonna pärast. Kas see tihti alusetu hirm teine kuul ka hakkab kuidagi mööda saama, et ei peakski nii hirmu tundma? Kliimapaanika või kliimahirm, et ega seda on moodne viljeleda, et kahtepidi, et ühed inimesed, kes seda viljelevad, tahavad siis ennast tribüünile tõsta. Ja teine on siis see, et
kui Euroopas külvatakse raha, ütleme ettevõtjana, miks mitte seda siis nagu võtta. Ma olen ka paari ettevõtte nõukogus ja tean neid kõiki. Mehed ütlevad selgelt, et kui pakutakse raha, kuidas ma ei võta siis, et teised võtavad, ma jään ju siis nagu maha. Aga mis see nagu lõppkokkuvõte, miks ma ütlen, et lähema 5 aasta jooksul ma arvan, et see mõistus hakkab nagu kuskile paika loksuma, et eks iga riik, iga piirkond hakkab ju mõtlema selle, et kuidas konkurentsis nagu püsida. Kui on ikkagi näha ja see ei ole kaugel, see ei ole 5 aastat, see on juba 3-4 aastat, eks ole, et ikkagi me oma tööstusega ei konkureeri, meie inimeste elatustase selle tagajärjel kukub, tekib see rahulolematus ja siis see hakkab ikkagi, täna on see murenemine juba alanud, eks ole, aga ütleme, et see murenemine tegelikult hakkab vunki peale võtma ja kiirust, et ma olen siin küll nagu seda meelt, et see ei saa lihtsalt niimoodi püsida. Oluline on teada, et kui kliimaalarmistid räägivad meile niinimetatud inimtekkelise kliimakriisi katastroofilistest tagajärgedest, siis üle 1000 teadlase maailmas nii ei arva. Nad ütlevad selgelt, meil ei ole mingit kliimakriisi. Just sellest raamatust leiad tugevad, faktitäpsed ja teadusele tuginevad vastuargumendid kliimakriisi narratiividele, esitatuna maailma mainekamate teadlaste suu läbi. Seisame vastu kliimaalarmistide plaanile võltskriisi kuulutades meie elu ümber korraldada. Toeta meie missiooni ja ole teemaga hästi kursis. Osta raamat Planeet ei põle juba täna.